tere, täna ma räägin ühe loo sellest, kuidas ma võid näpud ühe suure metallist ukse vahele. Lugu algab siis nii, et ma olin koolis ja meil oli plaanis minna ajalooõpetajaga mingisugusele ekskursioonile ja ma ei mäleta täpselt, mis ajal see oli, kas oli mingi sügis, talv või oli see kevad, ma ei usu, et see kevad oli, see oli arvatavasti mingi aasta tagasi umbes. No igatahes mingi õrn lumekiht oli maas. Me hakkasime garderoobis end riidesse sättima, et õue minna ja ekskursioonile kuhugi minna muuseumisse või mis iganes. Mul oli talveõppe ja teksad, kuigi nendega väga külm ei olnud. Mul on põhiliselt talveriided seljas, aga külm ei olnud, nii et päris talv ei olnud veel. Ma hakkasin välja liikuma, tulin trepist üles ja liikusin välisukse poole. Ja meie koolil on sellised rasked, suured metallist välisuksed, mis on nagu, kus sa pead peaaegu terve kehaga ennast nagu seda ust lükkama ja seda lahti saada. Ja need on sellised hästi suured uksed ja rasked käivad sellised, uksed, jah. Mu sõber hoidis seda suurt ust lahti, välisustes, ja ma hakkasin sealt välja astuma. Ja nagu, tead seda asja, kui sa näiteks hakkad ümber mingi nurga või ümber seina mingi nurga minema, siis sa paned oma käe selle nagu nurga peale või nii, vaata, kui sa ümber selle lähed. See on kuidagi nagu, ma ei tea, loomulik asi või kui sa uksest niimoodi kitsast uksest läbi lähed, siis sa nagu paned käe ukse ääre peale või midagi sellist. Et jah, ma tegin seda asja, selle ukse augu nagu serva peale, nagu vasaku käega niimoodi läksin sellele vastu. Ja tead, mida mu sõber otsustas teha, kui ma uksest läbi kõndisin või? Ta lõi ukse pauguga kinni, nagu see suure metallist uksed lõi pauguga kinni. Tegelikult see kõik juhtus hästi-hästi kiirelt, ja tegelikult nagu keegi ei jõudnud reageerida sellele, ma ei tea, sellele, et mul oli käsi seal, isegi mina ei jõudnud reageerida, ma lihtsalt ei pannud tähele ju siis või midagi. Mu sõber isegi ei saanud aru, et ma nagu ei pannud tähelegi, et ma üldse tulen nagu sealt uksest nagu välja kohe. Ja ta lõi ukse pauguga kinni, ma ei jõudnud reageerida sellele ega midagi, mul jäi käsi sinna nagu ukse serva peale ja mul jäi nagu näpud, jäid nagu kõik 4 näppu peale pöidla, siis jäid sinna ukse ja selle nagu ukse augu vahele, nagu uks pauguga kinni läks. Pärast pauku, ma sain räige šoki, sest et ma ei tundnud oma näppe enam. Ma sain šoki ja siis ma vaatasin oma kätt. Mul oli 3 näppu lihtsalt nagu kõvered ja liikumatud, ja ühel näpul oli nahk lihtsalt nagu pahurpidi löödud niimoodi, et see oli nagu nii suure matsu saanud, see on midagi olnud teravat, lihtsalt see oli nii suure pauguga kinni löödud, et see nahk lihtsalt rebenes nagu katki lihtsalt nagu tagurpidi sinna, ja siis mul oli lihtsalt nii valus, et ma isegi peaaegu unustasin hingata, nagu mul oli lihtsalt nii valus, ma olin nagu kuidagi nagu istusin seal kägaras selle kooli ees seal lihtsalt ja peaaegu nutsin, või nutsingi arvatavasti, ma ei mäleta täpselt. Ma olin nagu paanikas, ma läksin kooli arsti juurde kõigepealt ja siis ta pani mulle külma peale ja ma ei saanud oma näppe liigutada, küsis, et liiguta oma näppe ja küsis, kas sa saad liigutada. Ja siis ma ei saanud liigutada neid ja ta vist pani mingid hunjad ka mulle veel sinna haava peale või selle nagu lahtise naha peale ja siis pani mulle sinna sidemed ümber ja siis ta saatis meid traumapunkti, sest et meie kooliarst rohkem ei suuda teha kui lihtsalt, ma ei tea, külma peale panna või plaastrit anda või midagi sellist. Ta annab söötablette ka, aga see on juba teine lugu. Aga jah, ma küsisin siis õpetajalt, ajalooõpetajalt, kas ma võin minna traumapunktist, et mul olid näpud ukse vahele, mul on väga valus ja siis ta lubas ja see sõber, kes mul ukse kinni pani, tähendab, ja lõi mu näpud sinna vahele, siis ta oli kuidagi nagu sitt tunne või nagu süütunne ja siis ta tahtis minuga kaasa tulla, lihtsalt nagu seltsi mõttes. Ja mul oli hea meel, et ta tahtis kaasa tulla, kuna üksi oleks kuidagi igav või nagu ebakindel minna. Õpetaja siis lubas meil minna, meil mõlemal, ja siis me suundusime bussipeatuse poole. Ootasime seal bussi, et minna traumapunkti, saad aru, mu näpud valutasid lihtsalt tohutult palju, lihtsalt need olid nii valusad, ma nagu kuidagi lihtsalt mul on nagu nii valus, et ma lihtsalt olin põhiliselt nagu mõtlesin, et nagu palun lõppe valu ära lihtsalt kohe praegu, palun või nii nagu mõtetes. Kui me olime bussiga traumapunkti jõudnud,
saadeti mind siis röntgenile ehk X-ray'le nii-öelda siis, kus mu näpuluid üle vaadati. Noh, see on üldiselt, ma ei tea, jalaga või käega või millegi muuga niimoodi, et ma ei tea, kukud ja sa arvad, et sul on, ma ei tea, mõra sees või on luumurd, siis tehakse nagu X-ray pilti ehk siis röntgen pilti siis ja siis on pilt, mis pildistab sul luid põhiliselt ja siis sa seal pildi pealt uurid, kas sul on mingi luumurd või mis iganes. Kui tulemused olid teada mu näpule, no nad vaatasid loomulikult mu näppe lähemalt ka, võtsid selle sideme ära, vaatasid lähemalt ja siis nad ütlesid, ei ole midagi. Lihtsalt ära väga liiguta oma näppe ja siis on kõik okei. Kui teil on mingid jaamad sinna peale panna, mis leevendab valu, siis pange seda nägemist. Põhiliselt mind saadeti koju lihtsalt, nagu näsin täiesti mõttetult sinna traumapunkti. Mina olin nagu täiesti kindel, et kas mul on nagu paar luumurdu või siis on mul nagu vähemalt lihtsalt mõrad sees kuskil või nagu ma olin nii kindel, et ma pean mingisuguse kipsi asja ikka peale panema, kuigi ju siis nad lihtsalt ei viitsinud sellega tegeleda midagi. Ma tegelikult ei näinud, nagu mul ei näidatud seda röntgenpilti või noh, nagu mul ei näidatud seda pilti isegi või nagu tulemusi mulle endale ei näidatudki. Lihtsalt öeldi, et jaa, paraneb ära. No siis hiljem läksin koju ja valu kadus, nagu see suur valu kadus paari päevaga või peaaegu isegi ühe õhtuga ära. Nagu see tohutu valu kadus ühe õhtuga ära ja siis näpud niisama ei valutanud enam nagu mingi paari päeva pärast, kuigi kirjutada, noh ma olen vasakukäeline ja ma kirjutada koolis ikka ei saanud siis mingi 3 nädalat vist umbes. Ehk siis mul oli koolis ülileba. Jah, et see ongi siis kõik tänase looga, et kui teil meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, mind väga ei huvita. Head aega, minu sõbrad.